ikka see vana jutt, et Vene sõjaväes oli, nagu mõtlesin, et kui saaks 5 minutit olla köögis, istuda oma ette, oma lapsepõlve koduköögis, siis see oleks minu jaoks nirvana. Ometi oled mõnikord, kui sa oled juba köögis, siis sa ei mõtle, et see on nirvana. Kannatad oma köögis, sul on mingid muud probleemid. Et inimesel on nagu 2 saatust. Üks saatus on see nagu nii nagu külvad, nii lõikad, eks ju. Et see karmavärk, eks ju. Et nii nagu oled teinud eelmistes kõik teod, nii see sul tagasi tuleb ja see on jumal ka samamoodi nagu neutraalne. Selle oled ära teinud, võta, nüüd see väike piits, eks, see sa tegid nii valesti, nüüd saad selle. Ja see on nagu üks saatus, aga teine saatus on see, et kui sa saad aru, et arendad isiklikku suhet emakese looduse jumalaga, kõrgema teadusega ja oled aru saanud, mis on sinu missioon. Missioon ei pea olema ilmtingimata, et sa oled mäe otsas ja 1000 inimesed. Võib-olla sinu missioon on lihtsalt oma lapsi kasvatada armastusega ja nagu kõrges sellises vaimses teadvuses, eks ju. Kõrgete omadustega, omagus püüdmatus, tänulikkus, alandlikkus, abivalmidus, kõik need asjad, eks ju. Et see on nagu teine saatus ja see võib ärgata ellu siis, kui sa saad tähelepanu enda pealt ära, sest kui sa palvetad ka, siis see on nagu 2 palvetamise stiili. Üks on see, et sa oled ise nii kõrgel tasemel ja lähed isiklik suhe jumalaga palvetad, aga kui sul seda ei ole, siis sul see enda peale meditatsioon on nii suur, see kibestumine ja need probleemid kõik, ja sa palvetad nagu sellel levelil. Jumal, miks nii, eks ebaõigus, ma ei taha, see on nii raske, see on ka okei. Aga kõrgemal tasemel on nii, et sa saad mingi hetk rahuned maha, saad aru, et need probleemid ei ole nii suured. Sa kuulad pühakute loenguid, lähed sellesse ühis, palve vaimsesse nagu sfääri või jah, sellisesse nagu atmosfääri, jah. Ja seal on hoopis teised nagu reeglid selles mõttes, et seal sa võidad nagu saatuse. Isegi kui saatus jätkab, eks elu siin materiaalses maailmas ikka jätkab samamoodi. Sünd, vanadus, haigused, ümberringi viha, iha, kadedus seest ja väljast võib alateadlikult, eks ju. Kui sa oled ära otsustanud, ma tahan heaks inimeseks saada, ma aktsepteerin, et igal asjal on mõte, eks ju. Siis juba siis sa saad nii palju õnnistust ja sisemist just teadusesse nagu sellist nagu rahu. Isegi kui justkui välised probleem nagu ei laheneks. Eks ju, vanasti, selles ma tengin see algus selle näite, et kõik on suhteline sinu teaduses kinni, et Vene sõjaväes mõtlesin, kui ma saaks kuskil istuda üksinda oma lapsele kodus, ma oleks kõige õnnelikum, eks ju, ja hiljem oled kuskil köögis ja oled väga õnnetu. Tuleta meelde, Vene sõjaväes, kui sa leidsid ühe koha, kus üksinda rahulikult istuda, see oli sinu jaoks nirvana, eks ju. et selle peab nagu teoorias endale selgeks tegema, et on nagu 2 saatust. Üks saatus on mulle minu ja karma, eks ju, teen kõike nii, siis ma saan nii. Või teine leiad oma elu missiooni, headus, armastus, omaguselt püüdmatu tingimusteta teiste teenimine. Jumala kõige kõrgema teiste teenimine. Selline võtad nagu selle täiega vastu nagu. Siis on hoopis teine saatus. Isegi kui väliselt justkui nagu erinev. Kõik me jääme vahest haigeks, vahest surema, aga see teaduse lähenemine. Eks, meid see elame morjandani. Me oleme üle sellest, me oleme juba nagu teises sfääris, me elame nagu hingeelu rohkem protsentuaalselt järjest samm-sammult. Kui see kehaline samastamine ennast siis nende sõduritega, kelle peale ei saa loota nagu, ma ei tea, rahvus, pere, vanus, rikkus, kuulsus, ilu. Materiaalse maailma need nõnda niimoodi sõdurid, keda me kõik tahame nagu enda poole ja kes lõpuks neid alt peavad.